Sel pühapäeval oleme siia palunud taristuminister Kuldar Leisi. Tere õhtust! Tere õhtust! No räägime kõigepealt teie tööst, aga alustaksin võib-olla Kaarega. Teie seal Lõuna-Eesti mehena lätlastega puutute rohkem kokku, et mis on lätlaste probleem? Via Baltica puhul paluvad Euroopa Liidu erandit, maanteed nad ei jõua, Rail Balticut ei jõua teha, Air Baltic lendab, aga küsimus on, et kas mingi aasta vajab 2-kohaline või 3-kohaline arv miljoneid juurde. Mis nende probleem on? Ma arvan, lätlaste probleem on see, et neil on lihtsalt nii edukad naabrid, nagu on Eesti. Nii et meil on läinud läbi ajaloo paremini. Ei lase ennast eksitada, räägime meie probleemidest ka ikka, ehk siis meie Rail Baltica, see 2030, mida valitsus ikkagi lubab, see on ka tegijate enda sõnul väga sportlik eelarve, mis on rahaga katmata, et isegi kui raha oleks, siis see 2030 on juba ebarealistliku mainega. See on väga sportlik ülesanne, aga see on tehtav, endiselt tehtav ja mis rahasse puutub, siis ega seda raha ei peagi kõike kohe kogu aeg olemas olema, see ongi mõeldud aastate kaupa finantseerida, nagu ikka suurte projektidega. Me ootame Läti ametlikku seisukohta ja see tuleb siis läbi rääkida nii eestlaste, leedukate kui ka Euroopa Komisjoniga. Aga kes vastutab, kui ikkagi kõik need ilusad jutud reisijate arvudest, kaubavoogudest paika ei pea, tegemist on pärast valmimist meeletu kuluga? No taristu projektidega on ikka niimoodi, et ega päeva pealt ei juhtu midagi. Ehk siis päeva pealt ei saa valmis ja päeva pealt ei tule need reisijad ka. Kas ma aiman siit sellist tuleviku vabandust, et kui öeldakse, et näete 5 aastaga ei ole veel tööle hakanud ja kaubavoogusid ei ole, siis oodake, küll tulevad? Ei, see ei ole nii ja tegelikult veel natuke laiendada, siis kes on väga huvitatud Rail Balticust on ka soomlased. Ehk siis ka soomlased tahavad lisaks siis meretranspordile kasutada maismaatransporti ja see tuleks läbi Eesti siis Euroopasse. Kui rongiga ei saa, siis võib-olla saab lennata. Air Baltic, te ütlete tihti, et kui Air Balticuga peaks midagi juhtuma, siis ärge muretsege, küll teised vedajad selle Tallinna lennujaamas tekkivad ühimiku täidavad. Kas ikka täidavad, sellepärast, et kui Air Balticul on siit lendamisega probleem, läheb pankrotti, Estonian Air välja ei vedanud, Nordica ei vedanud välja. Mis motivatsioon peaks olema teistel asemele tulla sellises mahus vähemalt? Jah, no me Eestis ja ka Lätis ja Leedus oleme nagu Euroopa ääremaa, nii et ega siin mingit suurt tungi, et kõik tahaksid siit lendama hakata, seda loomulikult ei ole. Aga ma ütleks punkt 1, et Air Baltic tänases teadmises ikkagi on jätkusuutlik ja on Läti riigile niivõrd vajalik, et nad toetavad edasi ja meie oleme selle üle väga rahul, et Air Baltic on... Jah, et keegi teine maksab ja et Air Baltic on edasi. Te ise tulite suurte poliitikasse siia Tallinnas ministriks kohe suhteliselt ootamatult, enne olite palju rahulikumatel kohtadel Lõuna-Eestis, Tartus. Mis oli võib-olla kõige suurem üllatus, et on teistmoodi, mida te ei osanud arvata? Võib-olla mis minu nagu roll on ka olnud nüüd läbi selle aja on see, et rohkem näidata, et Eesti ei ole ainult Tallinn. Ehk siis, et ka mujal on elu ja ka mujal on vaja arengut teha. Võib-olla see oli mulle ka üllatus, et võib-olla Tallinna poolt seda nii vähe vaadatakse, et Eesti ei ole ainult Tallinn. Et läksite oma ideedega valitsuse istungile, aga seal oldi liiga Tallinna kesksed? Mitte ainult valitsuses, vaid tegelikult on see läbiv teema, see on Riigikogus, see on ka Tallinna linna poole pealt on ikkagi see, et eks igaüks vaatab oma mätta otsast. Ja kahjuks neid, kes asuvad Tallinnas, aga vaataksid rohkem nagu terve Eesti pilti, et seda on vähem, kui seda olema peaks. Ja nüüd selle osa juurde, kus õpime teid natukene inimesena tundma, öelge lemmik Eesti ansambel või muusika? Siin on ka selline pool nali, et meil on ka sõpradega väike oma bänd, ehk siis me oleme 5 kitarridega ja nimi on loomulikult Hurmurid, sest me oleme kõik 50 pluss. Originaalne vastus, lemmik Eesti muusik, ma ise. Aga mis spordiala vaatate telekas kui üldse? Erinevaid, laskesuuskond, käsipall, korvpall, seal kus juhtub midagi, et jalgpalli ei vaata. Iseloomustage end 1 sõnaga. Lõunaeestlane. Mis on päris esimene töökoht, kus te ka tõesti raha saite? Mul isa oli teedevalitsuses tööl ja ta organiseeris mind kivipurustuskarjääri valvuriks. See oli 5. klassis. Ehk siis ma oma karjääri alustasin karjäärist valvurina. Telefon on teil kaasas. Mis on viimane sõnum ja viimane foto teie telefonis? Päris sõnum on Telialt on, et olete kasutanud jooksval kuul kõnepaketi ära, et tellige juurde.
nii, aga viimane foto, mis te teinud olete? Fotod on, siin on mitu fotot, kus me käisime perega Taagepera lossis, seal on see Alice imedemaal nii-öelda näitus ja väga ilus ja sai mõned pildid tehtud. Mida tahaksite osata, aga ei oska? Laulda tahaks osata, et nagu jorisen küll ja mõni ütleb, et laulan ka, aga tegelikult ikkagi väga ei laula. Mida teete, kui närv must ja stress kallal? Sauna lähen. Me käime, ma ise käin, kui ma kodus olen, siis käin peaaegu kõik õhtud käin saunas ja terve pere on sauna lembene ja see on parim mitte ainult stressi maandaja, vaid üleüldse. Aga õhtusöök, mis tahes maailma inimesega elus või surnud? Võib-olla üks on tuumalooja Oppenheimer, Robert, kelle käest võiks täna nagu küsida, et mis ta tegi või kuidas ta ise seda tunnetab, mis ta tegi ja võib-olla teine on George Orwell, ehk siis kirjanik, kes on 2 suurepärast teost teinud, tegelikult 3 ma olen lugenud, 1984 ja Loomade farm muidugi kõige ees. Üks harjumus, millest võiksite loobuda, on teil midagi, mis enda juures ei meeldi? Ma ei ütle, et ei meeldi, aga ma olen juba aastaid alustanud teretamist sellega, et hommik või hommikut või ma ka meilipäisesse kirjutan, et hommikut ja seda ka inglise keeles, et mitte dear, aga good morning. Ja eks ma olen natuke õiendada ka saanud selle eest, aga tegelikult on väga palju neid, kes ütlevad, oi, et see on hea algus. Aitäh teile selle intervjuu eest ja järgmisel pühapäeval on siin tooli peal Ülle Madise.